Noh, nüüd me oleme ka ikkagi päris ülejääl, et ega supilinnast varsti sellist Aguli romantikat ei leiagi. Mitmekülgne koht. Üks väga oluline asi, mis ma linnakirjaniku aastal tegin, et tegin ikkagi esinemiste jaoks bändi ja Prima Vista jaoks, et tundus, et linnakirjanik võiks keskmisest ägedamalt esineda, et mitte lihtsalt seista ja oma tekste lugeda. Eestis kauneim linn on Tallinn, Läänemere kalda peal. Mitte keegi seal Tartut ei salli, nad ei tea, mis on hea. Linnakirjaniku aasta, et see ei lõpe sugugi aastaga. Kõige ambitsioonikam plaan oli teha kirjandushäkaton. Suurt häkatoni ma ei jaksanud korraldada, ma sain kiiresti aru, et seda oleks pidanud juba aasta varem hakkama korraldama. Aga ma tegin ära selle, et käisin ikkagi Garage 48 riistvara häkatonil ja tegime niisuguse raamatuprojekti. Aga ma tegelikult lubasin linnakirjanikuna teha kirjanikutööd ka, et kirjutasin ikkagi kõvasti ühte romaani. Ei ole üldse Tartu teemaline, aga päris suure osa sain sellest kirjutatud. Ja muidugi käisin esinemas, et linnakirjanikku ju kutsutakse päris palju esinema. Et ega ma tegelikult teostasin oma programmi, ma arvan, päris korralikult ära, et mul oli see veel artiklite seeria ka linnajagude kaupa Tartu Postimehes, et tegelikult ma jään rahule, et mingit üles ei bluffinud nii palju, et ei oleks tehtud saanud, et võib-olla ka need raamatu tegemishäkatonid saavad siin Kultuuripealinna programmi raames teoks, et vähemalt mingid kultuurihäkatonide idee ja inimeste kokkuviimise ma tegin ära, et näis, mis sealt tuleb. Oleme enese vaimsusest joobes, duši all käik tundub suur avantüür. See maja on minu kodumaja. Et Tartust tõepoolest kipub kirjandusse jääma nagu mingisugune pilt, jah, see väikse puustlinna kujund on ka, et see väike puustlinn on väga tore ja eriline, aga oleks väga paha, kui Tartu ainult sellistest koosnekski. Mulle Tartu juures väga meeldib, et siin on see nostalgiline äge vanakiht puumajad ja nagu see pärmivabrik siin ka. Ja samas on ikkagi uus tehnoloogia, ülikool, edukad ettevõtjad, tublid inimesed, kes elu edasi viivad ja mulle meeldib, et ikkagi kerkivad uued ilusad majad ja muuhulgas üle jõele. Tartu, kus on su pea? Tartu, kus on su jalad? Ütle mulle, miks mujal on hea? Tartu, kus on su? Linnakirjanik on Tartule väga oluline ja kasulik institutsioon, et see on lihtsalt üks kinnitustest, et Tartu on kultuurne linn ja väga tugevalt kultuurne. Ma arvan, et tartlastel on väga vedanud, et nad on tartlased, on põhjust olla uhke oma linna üle ja tasub alati meeles pidada, et ilma ülikoolita, ilma IT-sektori ja tehnoloogia ettevõteteta ja ilma kirjaniketa oleks see lihtsalt Jõgeva.